tere, mina Nils Humala kalabaasist ja selle ägeda matkapaadi taustalt näitan teile. Tahtsin jagada, kuidas ma see aasta teen särge ja nurgu kuivatan, et kevadine aeg ja nurgu ja särge tuleb hulga, särg hakkab küll läbi saama, aga nurgu tiksub veel päris kaua. Ja siis ma sain idee Meerapalu sadamast, Facebookist võite vaadata, nad jagavad kaladest igasuguseid värke teha, et väga targad mehed. Et siis ma kopeerisin endalt siukse mõtte, et panna niimoodi särjed või siis ka nurud või siis üleval on ka mõned mõõdulatikad väiksed, et panna nad niimoodi rippuma ja tundub, et töötab jumalast hästi, et võtab väga vähe ruumi, läbustab võimalikult vähe ja tegelikult on nagu hästi lihtne neid üles panna ja ei pea neid naelutama niimoodi kuskile või siis kappi toppima, vaid hoopiski, et seon nad sellise keevitustraadist tehtud nõela abil, panen nad siis ilusti nööri peale, võtan kõigepealt takunööri, mõõdan maast ja panen üle millegi, et ma saaksin pärast kinni siduda ja siis ajan nad juba soolatud ja pestud kalad ajan siis nööri peale, aga siis ma nüüd lähen ja näitan kohe, kuidas ma nendega siis toimetan. Nii, et ma toimetan nendega siis niimoodi, et ma kõigepealt soolan nad ära, ma panen tavalist selle sinise pakiga jämesoola, kalasool, taldrik, kivi, siis ta ajab vedelikku peale ja siis kui valmis saab niimoodi, et vedelik on juba mõnda aega kaladel seal peal olnud taldriku all, siis ma kallan nad sellisesse, ma ei teagi, mis ta nüüd on, igatahes nendest saab kuupi A ja O-dest tavaliselt, sest et ülejäänud viskavad nad minema, aga need on mandariinikastid ja sellega on jumalast hea seda ära soolatud kala loputada. Siis ma võtangi siit selle vooliku, lasen nad kõik ilusti puhtaks. Kui on puhtaks lastud ämbrisse, siis ma teen eraldi sellise äädika lahuse, et kärbes peale ei tuleks. Ehk siis ma lasen ämbri vett täis, panen sinna nii palju äädikat, et oleks äädika lõhn tunda. Siis kui need on orki aetud ja nööri otsa, siis ma kastan nad sinna sisse, riputan ülesse. Ja siis hakkavadki kuivama ja eelmine aasta katsetasin, et ja tõesti kärbes peal käib, aga munema ei hakka, et talle tundub, et ei kõlba. Ja siis, kui ma olen siit edasi läinud, siis ma näitan pärast edasi, kuidas seda nööri peale ajada ja neid punti siduda. Nii, ma näitan nüüd, kuidas ma need nööri peale siin ajan, et mul on need ära loputatud nüüd siin. Ja kõigepealt ma seon selle alumise pundi, siukene 4 või 5 ja ajan siis silmadest selle nõela läbi ja seon selle asja kokku. Ja selle peale ma hakkan siis seda järjest riputama ja nüüd, kuidas ma seda teen, siis ma seda kohe nüüd näitangi. Nii, ja nüüd see, et kuidas ma saan nad ilusti siia üksteise järgi, on see, et panen siit nõela läbi, tõmban järjest. Ja nüüd, kui ma seda kõrgust siin reguleerin, siis ma panen selle niimoodi, et see oleks selle järgmise kala pundi saba, oleks siin pea kohal peaaegu. Nii. Siis ma võtan enam-vähem ühesuurused kalad ja panen järjest, näiteks niisugune 4-5 tükki. Paus. Nii. Et nüüd mul need 5 tükki siia peale aetud. Ma võtan siit nõela ära, et oleks lihtsam siduda. Ja siis ma vaatan, et need 5 tükki on siin peal. Nad on natuke ära liikunud, aga tõmban siit edasi. Sabad oleks enam-vähem mõnusal kõrgusel. Ja siis ma keeran selle niimoodi, et panen siit läbi. Ma lihtsalt tõmban kinni. Ja nüüd ripubki ilusti. Paus. Nii, nüüd on kõik nööri otsa aetud ja nüüd ma lihtsalt panen siia tunde järgi, sest et seda ei tea elus, kui palju seda siia panna, aga igatahes ma panen mingisugune, mina ei tea. Nii palju, et oleks haiseb, haisu oleks. Lasen veega segi ja tõstan lihtsalt selle nööritäie kala. Tõstan siia natukeseks äädika sisse või selle äädika vee sisse.
ja siit siis riputan ülesse ja kärbes külge ei tule. Ehk siis väga lihtne. Thanks, Meeravalu sadama mehed. Muidu on alati jutud, et kui paned liiga hilja, paned kala kuivama, siis tuleb kärbes peale. Eelmine aasta katsetasin ja sellise äädika seguvärgiga. Kärbes käib peal, munema ei hakka ja jumalast ilusti saab kõik kalad ära kuivatada. Et ei pea ainult kevadist särge ootama, aga kõik sellised nurud, nurg minule meeldib isegi rohkem kui särg kuivatatult. Et igatahes niimoodi saab siis teha. Nööri peale ajada, läbi äädika, rippuma ja väga mõnus.